Tere, mina olen Andres Jassik ja Vihuri Agri tugiteenuste spetsialist. Täna soovin ma teile näidata, kuidas lisada põlde maitiir.com kontole ja kuidas lisada ka tooteid hilisema häälestusfaili loomiseks. Põldude lisamiseks on meil kaks võimalust. Esimene võimalus on see, et me joonistame põllud käsitsi. Ja selle joonistamise alustamiseks on kaks võimalust samamoodi. Vajutate siit põllu ikoonile, siis lisate siit plussmärgile. Avaneb teie telline aken, kus küsitakse, mida te soovite lisada. Kas soovite põldu, lippu, piiri või autotreki rada. Täna me soovime lisada põldu. Siis on vaja lisada kliendi nimi. Kui teil on nimi olemas, siis on, nagu meil on siin olemas valik, kus me oleme käinud demosi tegemas. Aga võtame siis meie enda Vihuri Agri. Ja siia kirjutame ka. Paneme põllule nime. Baasmajakas tähendab seda, kui teil on RTK majakas, aga meil neid ei kasutata. Nii, lähme nupule edasi salvesta. Nüüd on siin näha, et põllu nimi on salvestatud, klient ja farm on ka salvestatud, aga ütleb, et piiri ei ole. Nii, piiri lisamiseks vajutada uuesti lisa, piir, vajutate edasi. Nüüd ta küsib piiri nime. Nüüd zoomite sisse enda põllule, mida te tahate sisse joonistada. Mina võtan meie enda peakontori vastas oleva siin kaardi peal oleva veel põllu, aga tegelikult on tegemist ju hoonega, aga vajutate siia nupule ja siis saate punktide kaupa lisada piiri. Siin on näha, et on hiirega scrollides saate sisse minna, scrollite välja, teete ringi peale ilusti. Hiirt all hoides saate kaardi all liigutada ja tekib teile niisugune punane ruut. Ja saate nüüd selle põllupiiri ära salvestada. Nüüd, kui te teate, et selle põllu peal on mingi ohtlik kaev või kivi, mida ei pruugi operaatori teada, saate siit lisada ka lipu hoiatuse. Ja siis küsitakse, kas piirkond, mingi kindel rada või siis punkt. Nii, meie valime punkti. Siis tuleb sul valik, et millega on tegemist. Et meie paneme siia kivi. Ja klikite lihtsalt põllul ja seda on võimalik siin liigutada. Ja salvestate. Nüüd, kui me hiljem teeme siin põldude eksporti, siis need lipud eksportitakse ka kõik traktorisse ja kui masina hakatakse sinna lähenema, siis ekraan annab sulle märku, et mingisugune takistus midagi on tulemas. Teine variant põldude lisamiseks on failidena nagu ühes tükis, et laadite Priast alla oma põldude kaardi, mis tekib teil zip-fail minu põllud nimeline. Vajutate siia laefaili ülesse, toote selle kausta siia sisse ja lisa. Kuna mina joonistasin ise siia ühe põllu ainult, et siis meil tekib ainult üks põld, aga tegelikult tekivad teile ka kõik teie enda põllud siia sellesse süsteemi. Et selle põllu ma joonistasin ennesti käsitsi ja selle põllu ma nüüd importisin failide alt sisse. Ja lõpuks, kui teil on põllud sisse tõmbate, siis tekivad teile
see nüüd on meie demo põllud, aga tekibki teil selline põldude kogumik. Kõikide põldude nimesi saab muuta, kui midagi on siin valesti läinud, siis siin on võimalik kõike parandada. Võtate siit maa. Siit saate otsida vaid demo. Siit saate endal panna klienti muuta, farmi muuta, et see kõiki asju on võimalik tagantjärgi parandada. Samuti on võimalik ka olemasolevat põllupiiri, mis on juba olemas, muuta. Teil on põllul sellised valged täpid, kui klikite selle jüti peale, siis siit nendest jüttidest on võimalik neid liigutada igatipidi sobivaks sellele, mis olema peab. Küll aga ma ütlen ka seda, et kuna need põllud on priiast tõmmatud, siis füüsiline põllupiir ja see põllupiir, mis siin kaardil on, ei klapi alati. Et masinaga põldu minnes tuleks ikkagi pritsimistööde puhul eriti alati salvestada üle uus välimine põllupiir, mis on traktori ekraanis. Aga siia mytiiri.com-i tekivad siis lihtsalt need erinevad katuvuskihid tehtud tööde kohta. Kui põllud oleme sisse saanud, siis järgmine väga tähtis osa on tooted. Et oleks pärast saadav data või info, mis töödega tekib, oleks tõene, siis tuleks sisse panna ka kõik tooted, mida te plaanite kasutada sellel hooajal. Et see läheb siis siit ülevalt häälestus ja tooted. Ja selline toodete lisamine on tehtud siia väga lihtsaks. Võtate siit paremast nurgast lisatoode. Siin küsitakse, kas on sort või chemical. Siia on pandud ka kõik võimalikud tiiri poolt lisatud juba kõik võimalikud herbitsiidid, fungitsiidid. Siin on valik ja kui teil ei ole seda, teil on oma mingisugune väetis näiteks, mille ma praegu valisin, siis siit on võimalik lisada ka täiesti enda nimega. Nüüd me tekitasime siia väetise. Siin me oleme tekitanud ka varem juba on Baltic Agro nimelisi väetisi. Kõiki kemikaale on võimalik siia ise tekitada, ise lisada. Miks see tähtis on? Et kui me teeme setup faili, teil on näiteks mitu traktorid, kes laotavad väetist või teevad pritsimistöid, et kõikidel oleks need tootenimed ja põllud ühesuguste nimedega, sest pärast kui on erinevad tootenimed, erinevad põllunimed, siis tööd ei klapi. Aga kui on nimed ühtlased, siis katuvuskaardid lähevad ühe sama põllu kohta ja ühe samasuguste nimedega. Ja nii lihtne ongi mytiiri.com-i toodete lisamine. Järgmine kord me räägime siis juba setup failide loomisest, ekspordist ja impordist. Mina tänan!